No nii, tere hea kanali jälgija. Täna tuleb veider video sellepärast, et mul tegelikult ei ole plaanis hakkama saamise kanali peal teha selliseid karbituks tegemise või esmamulje videosid. Sest mis seal ikka nii väga selle hakkama saamisega pistmist on. Aga kui mäng ei vääriks küünlat, siis ma ei teeks seda videot. Tellisin omale sellise noa nagu Park River ja sain ta kätte eile. Võtsin karbist välja, vaatasin, kõik oli täpselt ootuspärane, kõik oli täiuslik, selle rahast peab täiuslik olema, mis nad maksavad. Ja mingit ahaa-efekti absoluutselt ei olnud. Suurepärane nuga, ütleme täiuslikkus ise. Ei midagi erilist. Täna sain kätte Real Steel noa. Juba esimene asi, kui võtsin välja ta suuremast karbist, siis mulle meeldis see karp. Et mul ei ole kõikides nugades, mis minul on, mitte ühelgi olnud nii kaunist karpi. See oleks nagu ise terasest. Real Steel on Hiina firma. Miks ma selle noa tellisin, mis siin sees on? See on Bushcrafter mingi 3, kontrollin. Bushcraft 3, eksisin. Sellepärast, et ta on üsna, kuidas öelda, äratuntavalt sarnaste joontega Park Riveri Bushcrafteriga või Bushcrafter 2 või midagi sihukest. Ja mis siis ikka, et tellin siis sellise klooni, et hinnavahe on niivõrd suur, et kui see nii-öelda Park River Bushcrafter 2 maksavad seal kusagil 300 euro ringis, siis see nuga oli 71 eurot sentidega, alla 72 euro. Ja kuna mul on Lamnias veel eraldi kliendi soodustus, ma ei tea, kui palju odavamatest tuli, aga tuli. Ja juba, kui ma võtsin ta suurest karbist välja, mul oli mitu nuga seal, hakkas ta mulle muljet avaldama. Hakkas vaikselt kerima selline vau-efekt süga. Karp ise. Mitte ükski pole nii soliidne olnud. Nagu tükk terast. Teen lahti. Ja seest vaatab vastu. Ime kaunis nuga. Nii. Küll tõtt öelda jah, see ei olnud kinnitatud, selle ma kinnitasin ise. Selle töö ma tegin ära. Selline suurepärane iludus. Põhiline on see, käepide on sellises komposiitmaterjalist nagu on G10. Väga tihti sellist materjali kasutatakse väga palju kordi kallimatel nugadel. Viimistlus, töötlus. Siin pole nagu mitte midagi ette heita. Kõik on niivõrd ülim, millise täpsusega on kõik viimistletud. Ma ütlen ausalt, et ma olen aastate jooksul ostnud palju nugasid, mis on sellest noast kordades kallimad ja ma leian mingisuguseid pisikesi viimistlusvigasid siit ja sealt. Sellel noal pole mitte ainsatki. See on lihtsalt täiuslik. Tupp on suurepärane, aga sellel ma ei hakka peatuma. Edasi. Hakkasin süvenema, mis siis karbis on. See on nagu väga okei, et siin on mingi asi, mis imeb igaks juhuks niiskust. Siis siin on kõik suurepärane õpetus kaasas, kuidas siis seda nii-öelda rihma, et vöölkanda kinnitada. Ja nüüd läheb asi edasi huvitavaks. Veel nii huvitavaks ei lähe, et see on siuke pool huvitav, et mingi vihje, milliseid tooteid veel sellelt tootjalt saab, jutud juurde kõik ja nii edasi. Aga võt nüüd edasi läheb asi huvitavaks. Huvitavaks läheb ta sellepärast, et
ma olen ostnud nugasid. 200, 300, 400 euroseid nugasid. Mitte ühelgi pole kaasas puhastuslappi. Mitte ühelgi. Kõik puha firma logo peal. See on sama materjal, mis on prilli puhastuslapp. Nagu minu jaoks oli vot see täielik sükane vau-efekt. Nagu ma olin üllatunud. Kuulge, teised, kes te siin nugasid tudute, jah, ma peaks selle klipi tegema inglise keeles. Et see nuga maksab alla 72 euro. Siin on kõigega pingutatud, siin on kõik tehtud täiuslikult. Siin ei ole nagu mitte millegi üle absoluutselt võimalik nokkida. Et ma ei ole veel jõudnud seda nuga väga katsetada. Ma olen veidikene ka, ütleme, paar pirdu lõiganud puualust ja nii-öelda nendele pirdudele lokid sisse lõiganud. Suurepärane oli, mitte midagi ei öelda. Ergonoomik on hea, tera jookseb puidukihtide vahel üli hästi. Noh, eks ma nüüd hakkan teda väntsutama, hakkan tõsiselt väntsutama, et saada teada, kas see pilt ongi nii päriselt nii hea, kui ilus ka ta on. Aga igal juhul, ma ütlen, mulle see kõik kokku, see avaldas lihtsalt nii-öelda muljet, tõsiselt avaldas muljet. Mitte keegi ei pane, come on. Võib-olla tõesti kunagi kellegini, kes toodab kallid nugasid, ma ei oska öelda. Palun pange kliendile noatera puhastamiseks lapp kaasa. See on lihtne asi, mis tegelikult avaldab kliendile muljet. 72 eurosele noale, vabandust, veel odavamale, saadakse panna lapp kaasa, teha esteetiline karp ja nuga ise täiesti täiuslikult viimistleda. Ma ütlen ausalt, et see nuga, see üllatas mind. See oli lihtsalt vau, see oli täielik vau. Park Riveriga seda ei olnud. Ma teadsin, et ma ostan täiuslikust ja ma ei üllatanud mitte millegi üle. Ma sain selle, mille ma ostsin. Maksin ka vastavalt. Aga siin ma sisuliselt ei makstud mitte midagi. Ja ma ütlen ausalt, mul pole sõnu heas mõttes. Et ta on täiuslikult viimistletud asi, üli ilus ja nii edasi. Loodame, et puhpraktikas on peaaegu kõik kas või poolgi sama ilus. Aga mis siis ikka, et ennem kui ma nii-öelda teen uue video temast sellise, kus ma olen juba teda veidike väntsutanud, proovile pannud, võtab veidikene aega, et ma ei taha nii-öelda oma vaatajale siukest, kuidas öelda, haltuura videot teha, et las ma töötan selle noaga mõnda aega, katsetan ta ära ja võt siis ma alles teile ütlen, et kas see on see nuga, mida Tõnu Jürgensoni hakkamasaamiskanal julgeb soovitada oma vaatajale. Aga seniks kõike head ja kui ennem ei näe, siis raudselt järgmine kord.